Tervist kõigile! Jah, Eesti Rahvusringhääling on ilmselt see kõige õigem koondnimetus sellele, et Eesti Rahvusringhääling on ju mõnda aega ja pikemat aega juba ju ka lastele mõelnud, et meil lasteprogramm televisioonis küll on juba väga pika ajalooga, aga meil on ka nii-öelda need veebiplatvormid, kus lastele sisu pakume, mida on võimalik tegelikult ka ju Eestist väljaspool lastele näidata ja lastel tarbida. Ma olen pannud ühe väikese presentatsiooni ka kokku, mida ma nüüd püüan siin näidata. Nii. Ja mina siis jah, olen Kadi Kivirand, Eesti Rahvusringhäälingu turundusosakonna juht. Olen selles rollis suht lühikest aega, nii pool aastat, aga varasemalt olen ma tegelenud just laste ekraani turundamisega ja ka Jupiteri turundamisega, nii et võib-olla oskan ka hiljem küsimustele vastata, kui täpsemaid küsimusi on, aga olen olnud nii Jupiteri sünni juures kui ka laste ekraani sünni juures. Aga et laste ekraan, nii ma proovin, kas ma nüüd saan taga ka siin toimetada. Üks hetk, proovin korra, kas ma saan liigutada seda. Nii, proovin. Loodan, et töötab niimoodi. Laste ekraan on tänaseks, ta küll alustas lastejaamana. Lastejaam.ee oli ta algselt. Laste ekraan kui selline tegi väikese näomuudatuse, muutis nime, muutis oma ülesehitust ja ka natuke sisu circa 4-5 aastat tagasi. 4 aastat tagasi. Aga mis siis laste ekraan on? Lasteekraan.ee on selline veebikeskkond lastele, kust leiab väga mitmekülgset sisu. Siin on Eesti Rahvusringhäälingu kogu lastele mõeldud sisu kokku koondatud. Kõik, mis on televisioonist tulnud, kõik, mis on raadiost tulnud, pluss siis lisaks ise toodetud asju juurde, võistlused, mängud, tähekesed, lugemised, et selles suhtes sisu on väga mitmekülgne. Peamine sihtgrupp, mida me ise selliseks lasteekraani peamiseks sihtgrupiks peame, on 5–12, aga meie sisu, kuna tulenevalt ka sellest, mida me televisioonis näitame, multikate ja saadete näol, oleme jaganud oma sihtgrupi selliseks 2 ossa. On 3–6-aastased, kes on siis peamine selline lasteaed, eelkool, natukene võib-olla, nüüd on peamiselt eelkool, aga võib-olla ka esimest klassi veel natukene puudutab. Ja teine osa on 7–12 vanuses lapsed, kellele nii-öelda on meil siis eraldi sisu mõeldud. Me ei ole seda kuidagi siin lehel grupeerinud, aga et selles mõttes sisuliselt see sisu sobib nii 3-aastastele, kui leiab ka 12-aastane sealt tegevust. Aga nii me oleme oma sisu siin peaasjalikult komplekteerinud. Nagu ma ütlesin, lasteekraani ju toimetab Eestis, toodame Eestis, aga meie sisu on nähtav terves Euroopa Liidus. Selle väikese klausliga, et peab olema sisse loginud, siis näeb kogu sisu ehk kõiki multifilme, filme, kõike on Euroopa Liidu piires sellisel juhul, kui on sisse loginud, kui nüüd ei ole sisse logitud lasteekraani lehele ja on väljaspool Euroopa Liitu, Ameerika, Austraalia ja nii edasi, siis on nähtav ainult meie enda oma saated. Et selles suhtes seal nüüd ei aita ka see sisselogimine, et näha kogu lasteekraani sisu, aga jah, meie enda oma toodangut on võimalik vaadata ka
ilma sisse logimata väljaspool Euroopa Liitu. Ehk siis peamiselt olemegi koostanud oma sisu multifilmid, filmid, saated, mis on meie enda toodang, oleme mida me sisse ostame ja televisioonis näitame, mida me ise toodame, on Nova, mis on noorematele mõeldud saade oma külalistega, Luisa ja Oliver, mis on siis väiksematele lastele mõeldud saade, et need on sellised nagu oma saated, mis ilmselt peaksid olema nähtavad ka väljaspool Euroopa Liitu. Aga ehk siis Luisa ja Oliver korraks puudutasin, et kui ma natuke lähen selle juurde, mis sisu siis lasteekraan pakub. Luisa ja Oliver on värskelt valminud uus saade, kui me varasemalt oli meil ETV-s selline lastesaade nagu Lastetuba. Timmu võttis vastu erinevaid külalisi ja lahendasid seal vahvaid ülesandeid, loeti ette kirju. Siis Timmu on, võib-olla viisakalt öeldes läks pensionile, et ta on juba pikka aega toimetanud. Siis lastetoa koha võttis üle Luisa ja Oliver, 2 toredat tegelast, õde ja vend, kes iga saates pakuvad sellist natukene hariva sisuga, toredat kaasamõtlemist peamiselt 3–6-aastastele lastele. Et seal on nii natukene arvutamist, tähe õppimist, sellist üldhariva sisuga tegemisi seal, et see on täitsa tore ja vahva selline lühikene vaatamine, mida siis lapsed saavad nii kaasa mõelda kui ka natukene võib-olla targemaks. Teine, mis on võib-olla natukene vanematele lastele mõeldud uus lastesari, mis hiljuti sai ka pärjatud parima sarja tiitliga, on siis Homme põgeneme, selline tore lustakas lastesari suvisest laagrielust. Et selline tore vaatamine, mis võib-olla natukene sellist suve ja loodust ja selliseid omavahelisi suhteid puudutab. Lisaks me oleme alati tähelepanu pööranud sellele, kui me lasteekraani sisu valime, et see oleks kvaliteetne, et ta kindlasti puudutaks teatud teemasid, et ta oleks lastele hariva sisuga, aga samas meelelahutuslik, et läbi selliste mängude ja meelelahutuste laps õpib. Nii on meil ka Rakett 69, nii on meil Magusmolekul. Magusmolekul on eriti vahva saatesari, kus igas osas räägitakse natukene teadusest, miks mingid asjad sünnivad, kuidas midagi teha saab, kuidas mullid tulevad, aga samas antakse ka see teadus pannakse nagu sümbioosi söögi tegemisega, et seal on alati ka sellised vahvad retseptid ja järeletegemise võimalused, mida koos lastega teha ja see on vähemalt meil siin väga populaarne, kus lapsed juba ootavad retseptid on kõik üleval, ehk siis saab ka nii-öelda kodus, koolis, lasteaias neid järgi teha ja katsetada ja proovida vaadata, kuidas siis teaduslik pool seal on, mingeid katseid saab läbi viia, aga siis saab sellest ka niisuguse kerge söögi tegemise, niisugused näpuharjutusi juurde teha, et see on selline meil väga populaarne, lapsed ootavad, tahavad teha, me oleme aru saanud, et sellised kõik, mida saab järgi teha, ise katsetada, ise proovida, et nad saavad näha, et nende tegevusel on mingi tulemus, on väga toredad ja populaarsed siin. Meil on lisaks ka nii-öelda selle kokkamise ja kaasategemistele on ajakiri Täheke täismahus üleval lugemiseks, meisterdustega koos, arvamismängudega koos. Ehk siis siit on neid võimalik alla laadida, kaasa teha, lugeda, mängida, proovida. On õhtujutud, mida ma tean, lasteaiad väga paljud kasutavad, panevad muinasjutte mängima, kuulatakse koos, arutatakse, et õhtujutud on meil on need täienevad pidevalt.
Nova siis peamiselt mõeldud küll nüüd juba vähe vanematele 8–12 sihtgrupile. Igas saates on noored reporterid, kes käivad, küsitlevad, uurivad, teevad lugusid teemadel, mis neid puudutavad, mis neid huvitavad. Ehk siis ta on mõeldud saade noortelt. Ehk siis selline 8–12 aastast noorte tegemistest, mis neid huvitab. Ja nemad ise siis leiavad ka neid intervjueeritavaid ja teemasid, millest rääkida. Siin on nii soovitusi, kaasategemisvõimalusi, intervjuusid, vahvaid lugusid. Et selline natukene vanemale, pigem algklassile mõeldud saade. Järjejutud, väga populaarsed. Lisaks õhtujuttudele siis on pikemad järjejutud, mitmeosalised järjejutud, kus siis meie tuntud armastatud näitlejad on lasteraamatuid sisse lugenud. Neid leiab siit lehelt. Siis meil on lisaks veel võimalus alla laadida ja printida välja erinevaid meisterdusi, värvilehti, mida saab lastega koos teha. Ja hiljuti nüüd oli meil 2 korda aastas sellised nii-öelda kalendrid. On jõulukalender ja lihavõttekalender, kus koostöös siis raadioteatriga on meil vahvad jutud. Nüüd lihavõttekalender oli puhtalt nii-öelda audio peal, üks järjejutt oli siis peidetud erinevate värviliste munade alla. Iga päev avanes üks muna, kus siis järjejutu nii-öelda uus osa siis avanes ja sai kuulata, et see oli selline terve nädala kestev vahva lastele selline kalender, lihavõtteaeg, kus siis lapsed iga päev ootasid juba, et kust täna see muna värvub, kust ilmub uus number, mis nii-öelda siis järjejutus järgmine osa siis kõlab. Jõulude aeg on meil jõulukalender, 24 päeva see kestab, iga päev avaneb üks aken. Ja ainult, et seal on selle erinevusega, et seal on iga päev uus jutt. Ja uus jutt on koos videoga, ehk siis kõik jutud on meil animeeritud, et iga päev saab siis vaadata ühte uut muinasjuttu toreda animatsiooniga. Et 2 korda aastas meil selliseid interaktiivseid kalendreid lastele koostatakse ja lapsed neid väga ootavad, et nad on sellised 2 suuremat pikemajalist tegevust, mida võib-olla on võimalik koos lastega siis teha, oodata seda aega natukene selliseks vahvamaks teha, eriti jõulude aega ja lapsed ootavad väga, millal jõulud kätte jõuavad, et siis võib-olla see ootus on toredam, kui iga päev üks selline uus jutt koos animatsiooniga ära vaadata. Ja nüüd, kui siin paar aastat tagasi meil algas koroonaaeg, siis pandeemia, kõik pandi kinni, nii juhtus ka meie majas, kus ühel hetkel igaüks siis oma kodus tööd tegi ja mõtlesime, et koolid kinni olid. Siis pöördusid kohalikud õpetajad koos haridusametiga meie poole, et kuidas me saaksime nüüd seda kaugõpet muuta selliseks, kuidas öelda, atraktiivsemaks, kaasavamaks, kuidas me saaksime aidata. Ja siis valmis koostöös õpetajatega selline rubriik lasteekraani nagu õpikodus. Siin meil oli mitu erinevat temaatikasse jagatud ära, eesti keel, matemaatika, maailm, kunst, muusika, aga minu arust oli siin veel ka liikumine juures. Ja ilmselt see rida oli natuke pikem. Ja iga nii-öelda temaatika alla siis õpetajad tegid videosid, põhimõtteliselt ikkagi õppeprogrammi alusel, see on mõeldud algklassile, mida sai siis kasutada õppetegevuses.
Hea näide on võib-olla siin veel suuremate laste juures, et ka Jupiter tegi sarnase õpikodus rubriigi, mis siis sai nii-öelda alguse, kus koroona ajal siis ma tean, et 9., 8., 9. klassi nende põhikooli õpetajad hakkasid väga hoogsalt ära kasutama just ajalootundide raames, et näidata ja õpetada ajalugu, kuna meil ka Jupiteri lehed leiab palju ajaloolisi dokumentaalfilme, saateid, sarju, mis räägivad kas teisest maailmasõjast, Eesti ajaloost, iseseisvussõjast ja nii edasi, et siis õpetajad, ma tean, hakkasid ka juba sealt ära kasutama seda võimalust, et illustreerida seda temaatikat, mida parasjagu koolis vaja õpetada on, et nii oli ka lasteekraan üks esimesi, kes tegi algklassi õpilastele ja ka lastele sellise õpikodus rubriigi. See on täna veel jätkuvalt kodulehel või lasteekraani lehel olemas, et siit leiab nii erinevate temaatilisi videosid, nii kuulamisülesandeid, kuula, joonista, etteütlusi, liitsõnade kohta siukseid vahvaid animatsioone. Et see on täiesti nii-öelda kasutuskõlblik ka veel tänasel päeval, kui enam võib-olla seda kaugõpet nii palju ei tehta. Ja siis siin vuristan kõik kiiresti ette, aga meil on siis nii-öelda suuremale ja ma ei tea, kui palju teie seas on neid, kes võib-olla tegeleb ka nüüd noortega või kes puutub kokku noortega, siis meil on, kui lasteekraani selline sisu, content on pigem mõeldud kuni 12-aastasteni, algklass, siis alates 5., 6. klassist alates on meil Jupiter IO ehk siis IO jaoks või Jupiteris me siis koondasime kokku sellise sisu, mis on sobilik nooremale sihtgrupile, võib-olla see on alates 14-15, mis on ka selline hariva loomuga natukene, et siin on nii meelelahutust kui harivat sisu, aga peamiselt jah, selline, et mis on üleüldse Eesti Rahvusringhäälingu selliseks põhimõtteks, mida me järgime, on see, et kõik see, mida me pakume, on kvaliteetne, nii-öelda kontrollitud, turvaline ja ta peab olema mingil määral õpetlik, hariv ja puudutava teemasid, mis meil tänapäeval ühiskonnas aktuaalne on, et me sellist väga palju lihtsalt meelelahutust pakume ka, aga vähem, et ikkagi peamine sihuke roll on õpetada sellist kvaliteetset meedia tarbimist ka noortele juba. Ja selleks sai eelmise aasta jaanuaris loodud Jupiter IO, mis peamiselt on jah, ütleme niisugune alates 15, 14-15, tegelikult võib seda vaadata ka 60-aastane, aga me oleme ise ära piiritanud ta, et 15-29 on selline sobilik sisu vaatamiseks, peamiselt jah, siis sarjad, filmid, saated meie telest, televisioonist, dokfilmid ja lisaks on siis ka kuulamist raadiotest ja omad podcastid, mida me oleme tootnud noortele. Väga väikene ülevaade sellest, millist sisu me siin pakume. Meil on, nagu näha, siin on nii-öelda looduse temaatilisi filme, on selliseid dokfilme, on ka mängufilme, on muinasjutufilme, on lavastuslikke lugusid, väga palju on dokumentaalfilme, kõik, mis noori puudutab. Z-põlvkonna dokfilm räägib puhtalt selle põlvkonna noortest, nende tegemistest, kiirmoe telgitagustest, TikTokist, jälle see sotsiaalmeedia pool ja sotsialiseerumise pool üksindus, ühenduses, kõik need, mis puudutavad meie tänapäeva noorte probleeme, palju loodust, palju sellist teadust, et selliseid harivaid dokfilme, mida noored võiksid vaadata.
mis neid puudutavad, on Jupiter Ios ilusti üles pandud ja koondatud. Meil on ka sarju, mis on selliseid, on teravamaid sarju selle koha pealt, kui ma kohe vaatan, esimene on hitt, üks Hispaania sari Hitt, mis puudutab väga teravalt probleemseid klasse ja neid konflikte, mis sellistes probleemsetes klassides ette tuleb, kuidas siis üks õpetaja peab seda probleemset klassi hakkama siis kasvatama ja püüdma tagasi õigele teele suunama. Et üldjuhul kõik need sarjad, ka need lavastuslikud ja vähe kunstilisemad sarjad on ka alati sellise väikese õpetliku tooniga, aga on ka selliseid ulmeklassikasse natukene minevaid sarju nagu see Poiss 7, et need juba on sellised puhtalt sellised 13, 14, 15 aastastele sobivad sarjad. Ja meil on veel meie enda toodang või õigemini meie siis eksklusiiv saade on Luna TV, mida toodavad noored ise, nii nagu on Nova noortele või lastele mõeldud, siis 8–12 aastastele on niisugune Nova saade, siis on noortele alates 15 mõeldud saade Luna TV, mis võib-olla kõige õigem näide või paralleel tõmmata on meie enda teleeetrist Ringvaatega. Samamoodi noored ise teevad, panevad saate kokku, kutsuvad intervjueeritavad, puudutavad nende jaoks olulisi teemasid. Ehk siis 8–12 on Nova ja 15+ on Luna TV, mis Jupiter Ios siis üleval on. Ja lisaks on meie, ütleme siis eesti keeles 4 kanali sisu, 4 raadiokanali sisu koondatud ka Jupiteri ja sealt me oleme siis ka Io jaoks välja noppinud kuulamised, mis noori võiksid kõnetada ja täiesti uus podcast, mida nüüd Jupiter ise toodab, on Planeet Hollywood, mis on puhtalt filmitemaatiline, räägib filmisoovitustest, räägib sellest, toob välja huvitavaid filmi fakte, uudiseid, telgitaguseid fakte, infot näitlejate, Hollywoodi näitlejate kohta, Eesti näitlejate kohta, võib-olla mida igaüks ei pruugi teada, ehk siis sellist põnevat kuulmist ka noortele. Ehk siis Jupiter Io soovitame nooremale sihtgrupile ja lasteekraani kindlasti lastele, lasteaialastele, algklassi lastele. Ma arvan, et ma nüüd väga hoogsalt joostes jõudsin kõik ära rääkida, aga hea meelega ilmselt võib-olla on küsimusi, mida ma ei ole üldse puudutanud või millele ma võin vastata. Aitäh. Kas mis siis nüüd on seal Ameerikas, Kanadas ja Austraalias näha peale Eesti oma filmide? Seda, mis praegu jooksis läbi, eks ju, 25 minutit, seda oli päris palju. Ütleme, mis sellest ei ole näha? Kindlasti, mida ei ole näha Ameerikas, Austraalias ja väljaspool Euroopat, on kõik sarjad ja filmid, mis ei ole, ütleme põhiliselt kõik sarjad ja filmid, mis on ei ole Eesti oma, mis ei ole meie enda tehtud, Eesti Rahvusringhäälingu tehtud selles mõttes. Et kindlasti ei ole need väljaspool Euroopat nähtavad, mis on seal nähtavad, ma muidugi ei ole saanud järgi kontrollida seda, aga peaks olema nähtav Nova, mis on meie enda toodang, sellel ei tohiks olla ühtegi geoblokki peal. Ehk siis kõik, mis on Eesti Rahvusringhäälingu majas toodetud. Luisa Oliver peaks täpselt samamoodi olema nähtav. Kõik need mängud, tähekese lugemised, õhtujutud, podcastid, järjejutud peaksid olema kõik, jah, nendel ei tohiks olla ühtegi geoblokki peal. Geoblokki, ütleme, mis peale tuleb, on üldjuhul kõik
kõikid sarjad, osad lavastused, filmid, mis on toodetud kuskil mujal, mitte Eestis. Aga Jupiter-Ios ei olnud vist peaaegu mitte midagi, mida Ameerikas näha oleks. Luna TV peaks olema näha. Ja podcast peaks samamoodi olema kuulatav. Et Iio puhul jah, selles mõttes on keerulisem, et see on väga suuresti, kuigi Iio puhul peab vaatama, seal on osad saated ja dokfilmid, mis on toodetud meie enda poolt, et need peaksid olema nähtavad. Mul on ka üks küsimus, et viimati, kui mina üritasin sisse logida, et te ütlesite, et sisse logimisega on kõik näha, siis sisse Euroopa piires. Ja, aga seal oli selline lugu, et sisse logimiseks oli vaja, et sul on aadress ja sa pead kinnitama, et sa elad Eestis. Kas see on nüüd kuidagi muutunud vahepeal või mis sellega oli? Ja mina ei oska valetada ja jäigi registreerimata ennast sinna, et aadressi Eestis ei Ta ole. peaks olema isikukoodi järgi, kui on resident olemas. No jah, aga ma ju ei ela reaalselt Eestis, et ma olen Hispaania resident, nii et... Ei tohiks küsida nüüd enam aadressi. Ma tean, et ta muutsid seda sisse logimist. Ma ei ole nüüd proovinud, viimati kui ma proovisin, siis oli see ja ma mõtlesin, et no jah, siis jääb ära. Palun korrake üle, tähendab Euroopa Liidus või Euroopa riikides, siis ei ole vaja sisse logida või on sisse logida, siis ma saan näha kogu aeg või? Kogu sisu vaatamiseks on vaja sisse logida. Jah. Aga vähemalt on võimalus Euroopa Liidus, lihtsalt väljaspool ei ole. Ja, sain aru. Väljaspool jah, Euroopat ei saa isegi mitte sisse logida, aga Euroopa riigis või Euroopa Liidus sisse logides näeb kogu sisu. Lihtsalt kui sisse ei logi, siis on nähtav tõesti ainult Eesti Rahvusringhäälingu oma toodang. No Prantsusmaal igal juhul on see Jupiter küll hästi nähtav, et Reedale kui Hispaanias peaks ikka ka olema, et meie oleme vaadanud neid ajaloo ja muid dokumentaalfilme lihtsalt lapsega koos. Ta on 6. klassis nagu praegu, nii et täiesti on... Ma olen muidugi sisse loginud ja ma olen selle konto ammu teinud ausalt öeldes, nii et mingit probleemi ei ole igal juhul. Jah. Et see sisse logimisel, jah, ta küsib ID-kaarti, et selles suhtes Eesti jah, nii et see ID-kaart peab olema. ID-kaart või isikukood? Minu arust seal peab, kui nad tegid nüüd ka, kuna ma ise olen olnud siin juba 3 aastat sisse loginud, et ma nüüd ei tea, mis see viimane sisse logimise või konto tegemise, ma tean, et isikukood peab kindlasti olema. Viimati alguses oli küll ID-kaardi ka vaja, sest ID-kaardi lugejat oli vaja ja sa pidid nii-öelda identima ennast ID-kaardiga. No muidu oli nagu e-mailiga ja pidi tegema endale nagu parooli. Jah, nüüd ma tean, et see on ka igal juhul olnud, ma ka enam ei mäleta, ma olen ka nii ammu juba. Praegu on jah, kui on parool olemas ja tahad sisse logida, siis tuleb jah lihtsalt oma e-maili aadress ja parool sisestada, et selles mõttes ei pea mingit ID-kaarti lugejat olema. Lihtsalt kui juba sõna sain, ma korra paluks äkki ERR-i turundusjuhil ka selgitada, et miks need geoblokid peal on, et ei jääks siuke mulje, et see on mingi ERR-i oma algatus, et eks ju meilt ka lapsevanemad küsivad neid asju. Ja, kuna need, mis on nüüd geoblokiga, need on need saated ja sarjad ja filmid, mille meie oleme sisse ostnud õiguse näidata. Ehk siis see geoblok tähendab seda, et me oleme ostnud õiguse näidata seda Eesti Vabariigis. Ehk siis meil ei ole õigust, näiteks kui me ostame, ma ei tea, Soomest või BBC-lt või ühesõnaga, kus iganes väljaspool Eestit ostame sarja, filmi või saate sisse, et seda endal televisioonis või siis Jupiteris lasteekraanis näidata, kõik on see multikas või muu, siis jah, seda õigust meil ei ole, et seda saaks vaadata väljaspool Eestit, sellepärast pannakse see geoblokk peale ja ainukene, kuidas me siis saame seda võimaldada, on Euroopa Liidus, kui jah, on sisse logitud ja nii-öelda, et Eesti kodanik Euroopa Liidus saaks vaadata ka seda sisu, mida me oleme ostnud, et Eesti inimestele näidata.
sellepärast on see geoblokk, mitte kellegi kiusamiseks. Et meil lihtsalt jah, ei ole õigusi neid näidata. Ja, Helen. Nii. Tom. Helen on Tom. Vist nüüd olen vaba. Norras ja Norra ei ole Euroopa ühenduses, aga ma mõtlesin, et kui Euroopa ühenduse nendele elanikele, kui sa pead seal kirjutama, et sa oled alaline Eesti elanik, kõikidele, kes ei ela Eestis, kas siis need Hispaania eestlased peavad ütlema, et nad elavad alaliselt Eestis? Ma jah, selles mõttes jään selle elamise ja aadressi koha pealt praegu nüüd vastuse võlgu. Ma tean, et nad küsivad isikukoodi ja paluvad nii- öelda ID-kaardi, vanasti oli ID-kaardi lugejaga pidid nii-öelda kinnitama selle mingi PIN-koodid panema, et viimati vähemalt, kui mina 3 aastat tagasi seda proovisin teha, siis ei küsitud mu käest aadressi, aga jah, nii-öelda isikukood pidi olema. Mul on praegu see ekraanil logokonto, ma kirjutasin oma e-posti, salasõna ja siis on klausel. Olen Eesti Vabariigi resident. Eesti Vabariigi alalised elanikud saavad vaadata geoblokeeritud sisu kõigis EL-i riikides. See käib minu kohta. Olen Eesti Vabariigi resident. Kas ma olen Eesti Vabariigi resident? Siis kui sa maksad makse, mina ka olen Eesti kodanik, mul on Eesti pass, Eesti see, aga ma töötan Saksamaal ja ma maksan Saksamaal makse. Vaat see on, seal on võib-olla vist üks, aga seal seda tahaks ka teada. Aitäh. Resident, ma ei ole ikkagi Eesti Vabariigi resident. Ja see, kus sa maksad makse? Ma maksan, mul on mingisugune garaaž Eestis, ma maksan maamaksu. Ei, tähendab, oma palgamaksu maksad ju Norras, eks ole ju. See ongi see residenti on see pangaasjandusega, ma saan nii aru, palun. Siin ei ole tehta nagu vahet. Norra minul, kes ma Norras elan ja kes sa Saksas elad. Kumbki ei ole Eesti Vabariigi resident. Kas ma võin siin täiendada? Tere, et mina olen Settled Estonia koolitaja ja ma tean, mida nad arvasid, kui nad kirjutasid alaline resident. Me kõik unustame, et Eestis elavad mittekodanikud, ehk siis teiste riikide kodanikud. See kiri on neile vist mõeldudki. See tähendab, et sedavõrd siis suurendatakse sihtrühma, kes võib vaadata, et rahulikult klõpsake, proovige. Et see, mis on lubatud, ei ole keelatud. Oluline on jah see, et on olemas nii-öelda ID-kaart, isikukood, et mis nii-öelda ütleb, et see on Eesti kodanik selle koha pealt, et sul on see Eesti isikukood ja ID-kaart, et sellest peaks piisama. Mul on meelde jäänud, et 5 aastat tagasi vähemalt küsisin ka asukohamaad ja siis ma kirjutasin, et ma olen nagu Eesti kodanik, asukohamaa Saksamaa ja no ütleme, see ei olnud ka nagu probleem, et siis mõtlesin, et mul on olemas ID-kaart siin ja kõik. Jah, ei tohiks olla. Mina ei ole Euroopa ühenduses. Norra kuulub ka sinna alla. Selles mõttes meil on väikese klausliga. Norra on seal, ma kohe... Norra on kindlasti kuulub ka sinna. Ja seal on ka Šveits ja kõik see Euroopa majandusühendus käib ka sinna. Kõik on seal, jah. Ja, on jah, kindlasti. Ma proovin siis selle ära teha, siis ma valetan. Mis see sõna ongi? Jah, valet. Jah, väga hea, aitäh. Kas kellelgi on veel sisulisi küsimusi, mida arutada või ettepanekuid? Siin ma vaatan korraks chatis, kas Jupiteri saab vaadata igalt poolt ka väljaspoolt Euroopa Liitu. Jupiteriga täpselt sama lugu nagu lasteekraaniga, kui on oma saated meie enda rahvusringhäälingus, kuna Jupiter näitab ka neid saateid, mis televisioonist tulevad, ma ei tea, Aktuaalsed kaamera, võib-olla kõige lihtsam ringvaated ja kõik need saated. Meie enda saated on ka Jupiteris vaadatavad, et neid saab küll väljaspool Euroopa Liitu vaadata. Jälle täpselt sama probleem tekib sisse ostetud sarjade ja filmidega, et mida ei ole võimalik siis vaadata. Aga jah, sellist meie enda Eesti sisu saab vaadata. Kas saab kuulata äpis? Mida saaks kuulata äpis autos sõites? Äppidega on meil nüüd niimoodi, et meil on olemas Jupiteril on olemas teleri äpp. See nüüd ei aita autos sõites.
aga me nii-öelda mobiiliäppina on olemas meil selline äpp nagu raadioteatri äpp, kus saab kuulata järjejutte ja kuuldemänge ka siis autoga sõites, et selles mõttes see on nüüd küll olemas meil äppina selles telefonis. Telefonis on olemas ka Jupiteri äpp, ainult et seal on Jupiteri äpp, siis, kus on nii video kui audio pool, ehk siis tegelikult on võimalik sealt ka audiot sirvida ja kuulata podcast'e ja raadiosaateid, et selles mõttes saab küll, et Jupiteri äpp on ka olemas meil. Samas heaks siis soovida seda Eesti televisioonile, et rohkem oleks oma saateid, mida saaks ka mujal vaadata, eriti veel noorte saateid. Nendest on tegelikult väga suur puudus ja et see oleks võib-olla tore ettepanek, et just selliseid, mida ikkagi üle maailma saaks vaadata ja kuulata. Ja see on väga hea soovitus, aitäh. Me kindlasti oleme võtnud suuna selles suunas, et lastele ja noortele rohkem sisu toota ka ise, et mitte nii väga ainult siis filmide, sarjade peal lapsed üles peaksid kasvama, vaid ka sellise meie enda toodangu peal, nagu võib-olla me ise kunagi lapsepõlves üles kasvasime, et me tõesti oleme seda teed minemas, et rohkem neile ka ise asju toota ja sellisel juhul on need siis nähtavad ka väljaspool Eestit. Et kui nendele lehtedele, mis oligi nüüd see lasteekraani leht ja kus olid need toredad ülesanded ja asjad, et võib-olla isegi teha koostööd õpetajatega, nendel on tihtilugu on tehtud toredaid videosid, et miks mitte neid siis panna nagu koondada ühte kohta, et kus oleks võimalik kätte saada, et üks ka väike selline mõte, mis võiks teha just nende lehtedega, mitte otse televisioonisaatega, aga et nagu sinna koondada. Ja, lasteekraan teeb väga palju koostööd, on alati valmis tegema väga palju koostööd nii õpetajate kui teiste organisatsioonidega, et me hea meelega võtame kõik ideed vastu. Et jah, just sellepärast, et ka meie eesmärk on see, et võimalikult palju ja sellist kasulikku sisu lastele ja õpetajatele teha, mida nagu ka kasutada saab. Et selles mõttes kõik ideed on teretulnud ja me alati kaalume kõiki koostöövõimalusi väga tõsiselt, et kus vähegi võimalik, me alati lööme kaasa ja meie lehel selles mõttes on ju palju lihtsam ka neid koostöid teha, kui lihtsam kindlasti kui televisioonis, seal on juba omad seaded ja reglemendid ees, aga jah, kindlasti võiks mõelda sellele, et teha rohkem. Ma võiks ikkagi siia lisada, et õhtujutul on ka oma äppi ja mina olen suur õhtujutte austaja, aga siia lisaks ettepanekuna Eesti tiitrit Eesti saadetele, sest siis, kui jutt on kiire, surav, et algaja või siis see, kelle jaoks ei ole see igapäevane keelekeskkond, see on tõesti suureks abiks. Kas on võimalik Luunale ja muudele oma saadetele tiitrit lisada? On ju selline rakendus jällegi olemas Tehnikaülikoolil minu meelest. Ja, nii palju siis infoks veel, et lasteekraan on oma nii-öelda platvormi mõttes minemas üle uuele platvormile, õigemini samale platvormile, mis Jupiter praegu, nad on hetkel erinevat moodi natukene, aga nad kohe-kohe, see on ühe kuu küsimus, nad viiakse ühele platvormile, mis tähendab seda, et kuna Jupiteril täna on võimalik vaadata eestikeelsete subtiitritega, seal on olemas koht nii-öelda, see on küll mõeldud nii-öelda vaegkuuljatele, tuleb see tekst meile kõikidele saadetele, filmide, nii eestikeelsetele kui mitte tuleb peale, siis sama saab olema ka siis, kui lasteekraan läheb üle Jupiteriga samale platvormile. Et siis tekib see võimalus, kus kõikidele saadetele tekivad subtiitrid alla. Aga praegu Jupiteril vist ei ole kõikidel saadetel, et kahjuks, et näiteks ringvaade, kas on? Ei ole. Ma pean järgi vaatama. Ei ole. Praegu on Osoon, Hommik Anuga, siis on
Äkki prillitoos? Vale sihtgrupp. Seda küll, aga tegelikult prillitoosil peaks on tõesti häid saateid, mis sobivad kõikidele. Ja soon on. Okei, ma selle pean üle vaatama, sest tegelikult peaks olema meil kõikidel saadetel olemas see nii-öelda see vaegkuuljate osa, et peaks tulema kõikidele saadetele peale, aga ma vaatan selle üle, et see peaks nüüd olema küll, aga ma siis täpsustan. Et see tõesti on meil plaanis, et see on meil täiesti selline laual olev teema, et kõikidele, ka eestikeelsetele saadetele tuleksid subtiitrid. See on tõesti suurepärane. Seda väga tahavad, õpilased seda väga tahavad, nii täiskasvanud kui väiksed. Ja muidugi, kui tohib, siis kui seda venekeelsele vaatajale pakutakse, et mitte peale lugeda vene keeles, aga lisada subtiitrid Eesti ja vene ükstapuha, aga oluline see, et mitte rikkuda see originaalheli. Pole vaja. Jupiter Pluss, mis on siis mõeldud või mis on venekeelne Jupiter, me oleme nüüd katsetamas küll osadel sarjadele filmidel juba subtiitrid, et ei ole dublaaži seal peal. Et me natukene oleme seda teed kompamas, et minna üle selle peale, et noored ei peaks dublaažiga filme ja sarju. Seal vist isegi Plussil peaksid olema nendel saadet või sarjadele filmidel peal see märg, et on subtiitritega. Seal on jah, subtiitrid, kas on või ei ole, mitte paljudel. Ei ole jah, see on alles. Vahepeal on niimoodi, et on originaalheli olemas, aga on lisatud see kõnesünteesi, et siis arvutiheli, mis väga häirib muidugi, et tahaks originaalheli kuulata. Ja me oleme tõesti praegu juba natukene näinud seda teed noorte sarjadele ja filmidel, me oleme katsetamas seda subtiitritega versiooni, et minna tõesti ühel hetkel üle sellele, et me seda dublaaži enam ei tee. Väga tore oli Terevisioonil rubriik tervitused ja kui tervitused, eriti jõulude ajal, kui jõulutervitused tulid üle terve maailma. Ma tean, et meie vanemad ja meie lapsed ootasid seda väga, aga juba paar aastat ei ole seda rubriiki seal enam olnud ja enam jõulutervitusi saata ei saa. Aga see oli nii vahva tegelikult, et kuidas see innustas lapsi kas midagi õppima või midagi tegema ja koos ütlema, et võib-olla saaks ikkagi selliseid rubriike veel elustada, et sest on ju kõikidel seal lähedased Eestis, et seda nagu oodati ja seda siis vaadati, aga samas oodati seda klippi seal vahel, ükskõik millisest maailma nurgast see siis tuli ja vaadati rohkem Terevisiooni, et võib-olla see ikkagi oleks nagu sellise soovitusena, et see võiks olla. Ma annan selle info edasi. Nii, kas me oleme jõudmas selle teemaga tänaseks finišisse? Et kõik sai südamelt ära. Ma usun, et ma täpsustan üht, teist ja kolmandat asja Kadiga ja võimalik, et ma teen ühe koondmeili teile veel, et kõik saavad asjadest ühtemoodi aru, mis on kus nähtav ja kuuldav ja mis veel ei ole. Igal juhul suur tänu, Kadi. Asjad said selgemaks ja tundub, et noortel igal pool on võimalik Eesti sisu vähemalt sellega kursis olla ja oma õppepäevi rikastada.